Tere tulemast tagasi. Meiega siin on Taisia ja Jane. Tere tulemast. Tere. Milline tore üllatus, et te olite valmis niimoodi koos tulema ja siis tooma tegelikult kuulajate ja vaatajateni seda kogemust, et kuidas on olla siis kasutütrele siis kasuvanem, on ju? Kas me saame seda niimoodi öelda või saab seda kuidagi teistmoodi öelda? Jah, pigem võiks mina ei kasuta seda sõna väga palju. Kasuvanem, kasutütar välja arvatud ainult ametlikus jutuajamises, sest tegelikult pole päris täpselt teadagi, kus see sõna on tulnud. Kasu. Ma ise arvan, et see võib olla kunagi välja arenenud sellisest sõnast nagu kasvuvanem. Vanem, kes aitab kasvada. Ja tegelikult võib-olla vanas eesti keeles ongi kasvu. Aga see selleks tegelikult on ikkagi lugu selles, et iga laps vajab vanemat ja perekond. Ja nii ongi. Jah, et saame sinna sellesse teemasse siis ka vaadata. Aga alustame sellest, et Jane, sina tegeled väga huvitava asjaga nagu traumateadlikkusega. Mis asi see on? Jah, see on üks osa. Ma toimetan ja tegutsen, koolitan, vean eest MTÜ-d igale lapsele pere ja seda juba nüüd 10. aastat. Aga läbi kogu selle tegevuse, nagu ma ütlesin, et iga laps vajabki vanemat ja iga laps vajabki perekonda. Oleme vähemalt meie jõudnud sinna, et trauma, me räägime emotsionaalsest traumast, mitte katkisest sääreluust või katkisest mingisugusest rangluust. Et emotsionaalne trauma on üks selline asi, mis võib jätta jälje terveks eluks. Ja väga lühidalt öeldes trauma kogemus muudab terve taju, mõjutab ja selle kaudu ka tervet keha. Ja selle tõttu me peame olema kasvatades ka lapsi palju rohkem traumateadlikumad, sest kui meie siin oma paksu nahaga täiskasvanud väga palju asju juba üle elame ja ei pea mitte millekski, siis laste puhul see päris niimoodi ei ole. Ja lastele võivad mõjuda asjad juba ka arengut mõjutavalt, mida meie nagu ei peagi mitte millekski. Ja tänasel päeval, ma usun, teil on siin juba olnud küllalt ka ajust juttu ja kõigest muust, on seda päris palju juba teada, mis meie siin selle katuse all toimub, kui me saame emotsionaalset haiget ja võib-olla veel hullemini traumeeritud. Nii et selle tõttu me oleme ka päris palju pööranud pilke igasugustele traumateadlikkuse programmidele ja natuke rohkemgi ütleks, on traumateadlikkus, aga sealt edasi me peame siis saama traumapädevaks. Kui me teame, mis me siis teeme. Et kuidas siis õigesti tegutseda ja tegelikult nagu ma aru saan ka, et Taisia ka tuli teie perre läbi selle, et pakkudagi talle turvalist keskkonda. Jah, väga lihtsalt võib öelda, et Taisia on minu südames sündinud laps. Et neid on kahte moodi võib sündida. Füüsiliselt, läbi füüsilise protsessi ja läbi emotsionaalse protsessi. Ja kui nüüd väga lihtsalt öelda, siis ongi, et Taja vajas perekonda. Jah, aga Taja, kas sa avad natukene seda teekond ise enda jaoks, et milline oli sinu teekond siis Jane juurde? Hakka otsast peale. Mul oli lastekaitsega mingit asju ajada ja siis Jane pidi tulema sinna lastekodusse, et mu toanaabrile otsida tugiisiku. Aga siis istusin mina nagu laua taga ja ta nägi mind ja ma küsisin ka, et kas ma saaksin ka millalgi tugiisiku ja siis ta ütleski, et ma saaksin tema sinna suvepäevadele minna ja sealt otsida endale tugiisiku, et ma saan ise valida ja siis me läksimegi paar päeva hiljem ja siis ma lihtsalt kiindusin kuidagi Janesse ja olingi nagu, et ma tahan teda oma tugiisikuks. Ja siis sealt kuidagi hakkas see looma ja siis ma ei tea, ta sai mulle väga kalliks. Ja siis üks kord jõuludel ma läksin nende juurde ja siis ma ei läinudki tagasi lastekodusse enam. Nii et tegelikult saab 2 päeva pärast Taja meie peres 2-aastaseks.
ehk siis ametlikult 2-aastaseks, et see on siis nüüd möödunud jõuludest siis 2 aastat tagasi see päev oligi, kui ta tuli ja jäi. aga millist muutust see sinu enda ellu või sellisesse enda sisse on tekitanud, kui sa oled nüüd saanud olla Janega koos? Mul on nüüd tunne, et ma saan tõesti kellegi poole pöörduda ja kellegilt abi küsida ja nii, et ma ei pea ise hakkama saama. Ja Jane ise ütlebki mulle suht tihti, et ma võin talt alati abi küsida ja et on mul alati olemas, kui mul midagi vaja on. See ongi see, et mul on nüüd keegi päriselt olemas, kes nagu päriselt usub minusse ja hoolib minust. Ja jah. Taaja tõi juba väga palju olulisi märksõnasid välja. Jah, et mida tegelikult teismeline vajab, eks? Ja tegelikult ka, mis selles meie, kui me siin haagime nüüd kokku traumateadlikkus ja teismeline, siis esimene sõna on kiindumussuhe. Kiindumussuhe. Sest ma ei tea, kas see teil on siin läbi käinud? Ei ole veel kiindumussustest, nii et jaa, nii et saad sellest veel toredasti rääkida. Aga sellest on räägitud, mida noor, laps, noor ja teismeline, mida ta vajab, mis on lapse ja teismelise 2 põhivajadust? Me oleme erinevaid asju siin läbi erinevate diskussioonid, aga palun ava meile seda. Eks neid on esimene 2 kõige olulisemat vajadust. On kiindumussuhe ja orientatsioon. Ja nendest ei saa üle ka ümber. Ehk kui on lapsel ja teismelisel, et miks ma alati ütlen laps ja teismeline, sest me kuidagi arvame, et nad on nii suured ja tublid ja peavad ise toime tulema. Veel paar aastat ja juba, nagu ma ütlen, 104 nädalat veel ja siis peab iseseisvad otsuseid tegema. Tegelikult neil on täpselt samasugused vajadused. Ja kiindumussuhe kellessegi täiskasvanusse. Ja kui lapsel on ja noorel on kiindumussuhe, siis läbi selle kiindumussuhte tuleb orientatsioon. Ta võtab sealt selle suuna, kuhu ma liigun, kes ma olen, kuhu ma liigun, milliste väärtustega ma liigun, millise vundamendiga ma liigun. Ja kui neid 2 asja ei ole, siis tegelikult ei ole lapsel või noorel mitte midagi. Ja see tähendab seda, et kui tal ei ole seda täiskasvanuna näol, siis juhtub see, et ega vajadused ei kao. Vajadused on meil kaasa sündinud ja kaasa antud. Siis nad pöörduvad eakaaslaste poole. Ja siis tulevadki kõik need muud mured, millest me oleme kindlasti olete siin juba rääkinud ja võib-olla ka meie saame rääkida, et kiindumussuhe ja sealt tuleneb orientatsioon. Kas teismelisel on need olemas? Kui ei ole, siis ei ole mõtet teda vedada võõraste inimeste juurde, võõraste terapeutide juurde, võõraid asutusi mööda, asjalood ei parane. Aga kui ikka ju siin lapse arenguetappe vaadata, et siis see kiindumussuhe oma vanemasse justkui siis on see, mis loob selle baasi, aga kuidas luua tõesti selline terve kiindumussuhe täiskasvanu tasandil, et see tekib, nagu tegelikult sai ju kenasti välja öeldud, et Jane nii-öelda siis kasvas südame külge ja siis tekkiski see kiindumus, et kas see võib ka niimoodi nii-öelda toimida suurema lapse puhul siis? Võib toimib ja peab toimima. Et loomulikult see kiindumusmuster, me räägime kiindumusmustrist oma bioloogilisse vanemasse või sünnivanemasse, sealt tuleb küll vundament. Ja see võib olla üsna katkine tegelikult, et pärast siis traumateadlikkuse, traumapädevuse puhul me peame hakkama nii-öelda seda katkist vundamendi lappima ja sinna siis neid terveid vundamendi kive laduma hakkama, et see on natuke keerulisem või pigem natukene raskem, aga see on täiesti võimalik. Siis tegelikult kiindumussuhteid on meil elus ju mitmeid, lihtsalt see lapsepõlve kiindumusmuster, see on vundament ja see võibki jääda meie terveks eluks mustriks, kui vahepeal ei toimu positiivseid sekkumisi. Ehk siis, kui ta on ka katkine, siis ta ka jääb katkiseks, aga samal ajal ma usun, me juba siin kõik teame, et meie aju on üllatavalt plastiline. Ja seda on võimalik kujundada, vormida, muuta nagu plastiliini terve elu jooksul. Ehk siis kõik need seosed saab ümber kujundada. Lihtsalt tuleb teatud hulga kordusi teha positiivsete mustritega. Ja seal on ka omad taktikad ja toredad ja lõbusad, isegi lõbusad võtted. Aga kiindumussuhet on võimalik luua ükskõik millises vanuses noore või lapsega. Lihtsalt peab teadma, kuidas seda teha. Kuidas luua kontakti ühe pihta saanud
põnniga, ma nüüd ei viita sulle otseselt, sina oled juba meie oma, aga neid põnni on meie ümber piisavalt, kes on pihta aga kuidas siis tõesti sellises olukorras, kus on tunne, et side on kadunud, ka praegu siis, kui me räägime vanemluses, kus on siis lapsed, kodused lapsed aga seal on ikkagi see suhe on katki läinud ja nüüd siis ongi teismeeas näha, et see suhe on vaja taas luua, see kiindumussuhe on vaja taas luua. Ja kuidas siis seda teha? Tuleb hakata lapsega ja noorega kontakti uuesti looma. Ja see on täielikult täiskasvanu vastutus. Aga ma ütlen, see on hästi keeruline, kui seda, mida ma näen oma töös hästi palju, täiskasvanu on alla andnud. Täiskasvanu ütleb, koolis ümarlaudadel, nõustamistel ütleb, aga mida ma teen? Ma ei saa ju mitte midagi teha. Ja nüüd, kui seal kõrval on laps, no siis ütleme 0–18, ja ta kuuleb seda, et täiskasvanu tema elus ütleb, et ma ei saa ju mitte midagi teha. Mida see laps siis mõtleb? Mitte keegi ei tule minuga toime, isegi mitte see inimene, siis ongi kõik. Ja siis ta läheb loob omad katkised strateegiad, kuidas kuidagi moodi ellu jääda, sest see ellujäämisinstinkt meis on ju ka kõige tugevam instinkt. Nii et kõik on, see on täiskasvanu vastutus, kahjuks. Ma ei saa seda üle ega ümber öelda. See, et lapsega kontakti taas luua või noorega, see on täiskasvanu vastutus. Võtame siis seda niipidi, kiindumusteooria sõnavara järgi. Kiindumusvajadusi algatab laps alati. Sest kiindumus tegelikult tsükkel, juba paar aastakümmet me teame teaduslikult seda, mida nimetatakse kiindumustsükliks, see algab lapse vajadusest. Olgu see imikuvajadus, kes teeb väeks ja tahab, et ta mähkmed vahetatakse või süüa või kiigutada või soojust. Või siis Taaja praegu pöördus sinu poole, et see oli see vajadus. Just väga, ma ütlesin, väga palju märksõnasid tuli juba Taaja jutust välja, et tema vajadus oli perekond, tema vajadus oli, juba verbaalselt oskab noor öelda, aga millal mina omale tugiisiku saan? Aga millal mina, ta võib öelda ka, aga millal ma endale uue iPhone'i saan? Ükskõik, mis need on. Nüüd meie asi on see lasta läbi filtri täiskasvanuna ja vaadata, et mida me siis nüüd kuidas me sellele vajadusel reageerima peab. Võt see ongi see, laps algatab vajaduse. Vastavalt vanusele, vastavalt arengule on siis teeb väeks või ta ütleb verbaalselt. Nüüd positiivse suhtlemise algatab täiskasvanu. Kontakti loomise algatab alati täiskasvanu. Ja seal on nii palju strateegiaid, mida me võib-olla täna siin ei jõua kõiki läbi rääkida, aga kui me mõtleme seda tagasi kiindumustsükli alguse peale, lausa imiku ikka, mida me teeme lapsega. Me vaatame talle otsa, teeme pluti ja teeme talle nina otsa pai ja teeme puudutame teda ja kiigutame. Teinekord on vaja sinna tagasi minna. Ma küll mõnikord võib-olla ajan juba Taajat närvi sellega, mida mina teen ilusasti kõike, aga seda on kõike vaja, sest tegelikult see loob kontakti. Taaja, kas ajab siin närvi? Vahepeal küll, kui ta kodus väga mitte, aga kui ta nagu me kuskil restoranis oleme või kellegi teise juures ja ta käitub minu nagu väike laps, siis veits ajab küll närvi, siis ma ütlen, et ära tee praegu. Kontakt tekib ju. Kontakt tekib ja kõige olulisem täiskasvanud. Kõik oluline ei ole mitte see, et võib-olla see laps tõesti ütleb sulle alguses, et kuule, mida sa teed. Vaata lapsel silme ja saa aru, kas kontakt on olemas. Kui kontakt on olemas, siis kõik on korras. Ja selleks tuleb natukene lolli mängida. Tuleb natuke naljakas olla, tuleb natuke imelik olla. See on muideks väga suur kompliment, kui laps ütleb mulle, et ema, sa oled imelik. Ma ütlen seda väga tihti. Tegelikult ta ütleb üldse, et tal on kõige imelikumad vanemad terves maailmas. See on, ja me räägime nüüd sellest puhus, kus me tegelikult peame midagi muutma. Kui me peame kogu seda protsessi pöörama ja mis võib-olla on viltu läinud või on katkenud kontakt, nagu sa kirjeldasid, et me peame seda teadlikult tegema ja peamegi imelikud olema. Ja kuidas need teadlikud esimesed sammud on, kui kontakti ei ole üldse olnud? Ja me siin täna oleme rääkinud imagodialoogi asjus ja kuidas vestlust läbi viia. Aga et kui ongi selline füüsiline või ka siis emotsionaalne tõrjumine, et kuidas seal see kontakt tagasi tuua? Siis sa lihtsalt oled olemas.
siis kui ta tõrjub, sa oled olemas. Siis kui ta ütleb, mine ära, siis ütleb, ma ei lähe ära. See ütleb, ma ei taha sind näha, mul on väga kahju, et sa nii näed. Aga ma olen sinu juures, sest nii on turvaline. Sa võid võib-olla teise ruumi minna, võid sa kuidagi, või kuidas sellesse nii-öelda? Hea on ligi olla. Kui ei ole võimalik, siis võib ka ukse taga olla. Teismelise puhul me räägime. Et ma ei tea, võib-olla tajal on mõni hea mälestus sellest. On, mul kohe tuligi see kohe meelde, kui sa ütlesid seda, et mul tuligi üks asi meelde, kus mul tuli mu päris vanemate kohta midagi ja ma olin suht endast väljas ja ma otsisin Janet igal poolt, aga teda ei olnud, et ma tahtsin ta lähedust, aga siis, kui ma sain aru, et teda pole praegu, et ta on kuskil ära, siis ma läksin oma tuppa, proovisin ise rahuneda maha, aga siis, kui Jane lõpuks tuli, siis ta sai aru kohe, et mul on midagi, aga ma ei tahtnud temaga enam rääkida ega midagi ja siis ma karjusin ta peale ja ütlesin, et ära läheks, aga ta ei läinud, mina olin ühel pool toaatsa, tema oli teisel pool toaatsa ja siis natuke läks aega ja siis me hakkasime rääkima ja siis hakkasime nagu ligemale tulema, on õige sõna, jah. Ja see aitas mind, et ma tundsin, et ta nagu ei lähegi ära, et ta ei jäta mind üksinda selles olukorras. Et isegi kui enda jaoks oli tegelikult raske, siis täiskasvanu suutis selles osas võtta selle vastutuse teadliku käitumise, et kuidas siis tegelikult olemas olla. Turvalise täiskasvanu ligiolu reguleerib ja lapsel eneseregulatsioon ei tule iseenesest. See ei ole ise kasvav nähtus, see on õpitav ja see on ainult õpitav täiskasvanu suhtes. Väline regulatsioon, mis toimub esimese eluaasta jooksul, ükski imik ei lähe ise lutipudelit võtma ehk oma vajadusi täitma. Ja nii edasi, ükski 2-aastane ei lähe veel külmkappi, kui see on piisavalt kõrgel, ta ei saa sealt oma sööki kätte, ehk me peame välisest regulatsioonist minema koos lapsega reguleerimisele ja sealt tuleb siis eneseregulatsioon ka emotsionaalselt. Aga selleks me peame tegema teadlikke samme. Ja mida rohkem, mina nimetan seda raske seljakotiga lapsi, ja ma ei räägi üldse nendest lastest, kes on juba oma sünnivanemad kaotanud. Me räägime ikkagi ka lastest, kellel, nagu sina ütlesid, ei ole kontakti enam. Tal ei ole seda sama. See kiindumussuhe on haprakeseks jäänud ja orientatsioon on sellega kadunud. Siis nad võivad pöörduda, nagu ma ütlesin, eakaaslaste poole, aga täiskasvanute suunalt seda ei ole ja siis me peame minema tagasi sinna kontakti loomise staadiumisse tõepoolest. Aga kui tõsine võib olla see, et tegelikult siin on ka küsitud varem siis kuulajate poolt, et millised on need märgid, kui on selline nii-öelda suitsidaalsus oht? Sest tegelikult kontakti kadumine tegelikult teatud mõttes ju vanemaga, et kaotab kontakti kogu maailmaga tihti peale. Nii ongi, kaotab usalduse. Just see usalduse teema on, et sa ei usalda enam mitte midagi ja ei näe nagu mõtet selles elus eksisteerida, sest sul ei ole kontakti millegagi. Ja tänapäeval me ikkagi teame kiindumusteemade ja kiindumusteooria maailmas, et meisse on sisse programmeeritud vajadus kontakti järgi, sünnist saadik vajadus. Ütleme, kiindumussuhte selline lühik iseloomustus võiks olla, et see on üks lõpmatu kontakti otsimine. Ükskõik millisel moel. Kiindumussuhte otsingute väljendus imikul on teistsugune kui teismelisel, aga enamasti väljendub see ikka meeletu, rahvakeeles ütleme tähelepanu otsimisena. Aga võib-olla me saame tänasest päevast edasi minna niimoodi teiega seal ekraani taga. Saame edasi minna sellega, et me muudame selle sõna ära, et ei ole tähelepanu otsimine, vaid on kontakti otsimine. Ahaa! Ja siis, kui see laps käib või noor käib pinda ja ta on sul juba täiesti üle võlli on kõik see ja sa nagu mõtled, et tahaks ära joosta. Aga kui sa tead täiskasvanuna, ta tegelikult otsib kontakti ja võib-olla ta otsib seda nii meeleheitlikult juba, et ta ütleb, ma tapan ennast ära. Kas sa saad aru, et ma otsin kontakti? Et ta kaldub sellise tõsise... see on võib-olla selline äärmuslik, et midagi ma tahan nii hädasti teha, nii meeleheitlikult. Ja ma nüüd ei ole väga suur ekspert rääkima sellest tõsisest suitsiidi teemast.
aga minu kogemus, minu pisike elukogemus näitab kahjuks muidugi ka, on olnud kogemusi, kus kui inimene on tõeliselt suitsiidne ja ta lähebki selle teeb ära, siis ta tegelikult läheb ja teeb selle nii, et keegi ei kuule, keegi ei näe, keegi ei leia mind üles ja lähebki sellisesse kohta ja ongi läbi asi. Ja ta ei otsi enam mitte mingit kontakti. Ja minu elus on kahjuks 2 sellist lähemat olukorda, mitte küll laste ja noore inimese, aga mitte teismelise puhul enam. Aga päris palju on olnud just selliste noorte puhul, kes otsivad nii meeletut kontakti, et see verbaalselt tuleb välja. Ja verbaalselt ja on tajagi oma tutvusringkonna seas teab, sest et noori on tal seal palju. Igal pool, kes lihtsalt ähvardavad sellega või toovad selle välja. Aga see tähendab see, et tal on nii hädasti vaja kontakti. Ja lahendus ongi anna kontakti siis. Aga kuidas, Taja, kui sina tõesti oledki kuulnud, et keegi väljendab, et kui tõsiselt siis noor seda päriselt mõtleb, kas ta päriselt siis ongi valmis tegudele astuma või mingi selline periood on, kus ta siis annab võimaluse kellelgi luua temaga kontakti ikkagi veel? Mõned on ikkagi need, kes nagu Jana ütles, et otsivad tähelepanu või kontakti ja mõned ongi, kes reaalselt teevadki selle ära. Mul endal tuttav, tal tõesti oli raske ja ta tõesti tahtis teha seda. Ja ma proovisin tal olla nagu kogu aeg olemas. See mulle endal väga ei mõjunud hästi, aga ma proovisin talle niimoodi olla, et ma saan iseendaga hakkama ja nagu ma saan tal olemas olla, kuni tal see korda läheb, natuke paremaks läheb. Et nagu sellised, neil on ka kindlalt vaja kontakti ja neil on tõesti vaja kedagi, kellele rääkida neid asju. Jah, aga on ka neid, kes tõesti tõrjuvad ja ei taha mitte kedagi ja lihtsalt nagu Jana ütles, et võivadki lihtsalt ära teha, et nad ei pöörduki kellegi juurde. Mõned ongi, et neil on need mõtted, aga nad nagu peidavad seda, et nad on nagu normaalsed inimesed, rõõmsad, räägivad inimestega, aga endal on nagu veits halb seest. Aga kuidas sa näed, kas nendel on see ühine joon, et nendel puudub see täiskasvanu? Enda tuttavate puhul küll puudub see täiskasvanu. Neil on olemas vanemad, aga neil on midagi valesti läinud ja nad ei ole need täiskasvanud, kes oskavad midagi teha. Pigem on neil täiskasvanutel vaja mingit abi, et anda siis sellele noorele abi. Ehk, et mõnikord võib siis ka ohukohaks ollagi see vaikne olemine, eks, või et vaata tihti vanemad ju mõtled, minu laps on nii tore ja nii vaikne, kuulab, teeb kõik, mis ma ütlen, ilusti käib mu sõnade järgi, üldse ongi need ideaalne. Et siis praegu sinu juttu kuulates võib teinekord see siis ollagi selline hästi, aga teinekord võib ka see täitsa sellise kurbliku varjuga tegelikult olla. Kas vanemate puhul, vanematena me peamegi vaatama, miks meie laps on kuulekas? Kas ta on hirmu najal kuulekas, hirmu pärast või me mitu korda me ütleme lapsele verbaalselt ja mitteverbaalselt jah. Või me ütleme ära tee, ära mine, kas on käsud ja keelud ainult või me anname nagu ka sellist maad arenguks, positiivseks arenguks. Me keegi ei ole täiuslik. Mina olen väga mitmeid kordi olen öelnud ei Tajale. Sest ma olen väsinud ja ma olen tavaline ema, täitsa tavaline ema. Natuke traumateadlikum. Ja ütlen talle mene asja peale ei ja siis ta läheb tortsima ja torssima oma tuppa ja mina mõtlen, süda või kuidas öeldakse, pekki, kõik läks valesti. Aga minu asi on siis reguleerida, mõelda järgi ja öelda võib-olla sama asi teistmoodi. Võib-olla öelda täpselt sama asi teistmoodi.
no lihtsalt mitte nüüd realistlik näide, aga kui laps küsib midagi, olles alaealine, ütleb, et jee, ma lähen ja teen ja nii edasi. Ja mina ütlen, ei, seda alaealine mitte kusagile ei lähe. Või ma ütlen, jaa, 18 saad, mine tee kallikene muidugi. Kasutame jah-sõna jõudu ja see on hoopis teistsugune tunne ju. Ei nagu blokib ära ja tekitab rohkem trotsi. Kui ma ütlen, jaa, 104 nädala pärast, siis ta saab 18. Ja see on kokkuleppe periood on. Ja siis ta ütleb mulle, et imelik oled, ema, sa oled imelik. No võt, see imelik sõna on väga suur, väga positiivne. Et lapsevanematele, kellel on need hädad, need nutisõltuvused ja muud asjad, mul lihtsalt paar päeva tagasi ma rääkisin ühe vanemaga ja ta oli väga-väga mures ja ma saan ka temast aru. See ongi väga-väga mures, kui su murelik asi, kui sul kontakt lapsega hakkab kaduma. Ja laps istub taas, mis on lapse esimene vajadus? Kiindumussuhe. Kiindumussuhe nõrgeneb, aga vajadus ei kao. Milles seda kiindub? Telefoni siis. See on kaitsev taaskiindumine ja ongi, ta võtab, nii et nutisõltuvus ei ole mitte midagi muud kui kaitsev taaskiindumine. Peaasi, et ma ei pea hakkama mingit inimkontakti looma appikene, sest see on nii vastik haiget tegev ja kusagile mind ei vii. Aga siis me peame endale otsa vaatama ja siis sellel vanemal oligi, et laps on ka seal telefonis ja mina küsin, aga mis ta teeb seal telefonis? No istub mingis TikTokid ja Snapchatid ja no mis neil seal on? Et no mis sina teed? No ma võtan telefoni ära, mis tema teeb? Hammustab mind käest, noh. Ja siis kuidas meil siis nüüd edasi lähme? Ja siis tuleb selline vanem küsib, mis ma siis teen? Mina ütlesin, tunne huvi, mis ta teeb seal telefonis. Tõmba endale ka TikTok alla. See ema hakkas naerma, ütles, et täitsa hea mõte. Ma ütlesin, tõmba TikTok alla. Soovita lapsele võib-olla positiivseid asju seal. Saada ta sinna sellele Pille Kriisa TikToki, kes on eripedagoog ja teeb väga lahedaid asju, aga suunab lapsi positiivses suunas. On ju Pille Kriisa TikTok on väga äge. No võtta, saigi reklaam tehtud. Aga sellised asjad, et tõsi, see ema tõsiselt mõtles. Ja temal on ka südames sündid laps, sellepärast, et me tegelen nagu palju selliste peredega. Ja ma tean, et seal on see veel vundament ka nõrgukene, kuna tema ei ole olnud selle juures, et luua lapsega algset vundamendi kontakti. See on see meie ülesande keerukus. Ma ei ole mitte kuidagi saanud aidata, luua ja üldse selle juures, et ajal oleks see vundament olnud. Mina pean seal neid katkisi kive välja kakkuma ja sinna terveid juurde laduma. Aga nüüd ma küsikski täpselt selle juurde selle enesekriitika, et tegelikult kui ei ole olnud selline toetav keskkond, siis tegelikult ju me teame, et alates 7. eluaastast hakkab ka tegelikult meil istuma õla all selline tore kriitik lapsel ja siis ta vaatab, kas ta on hea, aktsepteeritud, piisav, kõik see. Et kuidas sa näed ja kuidas teismelised tulevad selle enesekriitika ja selle võrdlemise ja kõige sellega toime või et mida lapsevanem siis siin juures ka teha saaks? Et las toetad, et ta tegelikult saab olla unikaalne. Kuidas sa tuled toime enesekriitikaga? Jah. Ja sa tead, ma ei saa aru sükestest sõnad. Okei, sellega, kui sa mõtled, et ma olen paha ja ma ei tule toime sellega ja ma olen nagu vilets ja ma olen halb asju teinud ja selle tõttu on sul seda tunnet, et ma olen halb? Mul on olnud selline tunne küll, aga ma võtan end kokku paar päeva ja siis ma lähen ema juurde ikka rääkima sellest Jane juurde. Ja siis ta ütleb mulle, et miks sa varem mulle öelnud, miks me varem ei võinud neid asju arutada. Aga et ma lähen Jane juurde, jälle turvalise inimese juurde rääkima neist asjadest, et kas ma tõesti olen halb inimene, kui ma teen selliseid asju või et mis ma saaksin teha, et neid asju unustada või teha midagi teistmoodi. Ja mis mina teen siis? Et mis sind aitab? Sa annad mulle nõu. Siis ma puudutan su nägu. No, see ka. Aga Jane, kas sa annad talle nõu ka siis, kui ta ei küsi nõu? Jaa, see on mu viga küll, jah. Et ma mõnikord annan liiga palju nõu, see on selline võib-olla see ema pool, kes muudku
tahab, ema ju teab paremini, ema teab kõige paremini. Ja siis, kui laps on noor, neiu on natuke pahasem, mis ta ütleb, et sa ei tea kõige paremini. Ja me natukene arutleme asja või vaidleme. Ja mina arvan, ma ikka tean kõige paremini, sest me oleme täitsa normaalne perekond, kuigi veidrikud, eks ju. Aga seda küll, sest tegelikult see on minu vastutus. Kust peaks noor inimene teadma mõnda asja, kui tal ei ole kunagi seda õpetatud. Tegelikult ta ise ka väga tubli, ta ütleb mulle, et mul ei ole kunagi mitte keegi seda näiteks õpetanud. Tuletan meelde. Tuletan meelde siis. Muidugi tuleta. Mulle vaata vana inimene juba peab meelde tuletama, et tegelikult on loomulikult, kui me näeme, et see on sama orientatsioon, kes annab suuna. Aga sellele eeldus on kiindumussuhe. Ta võiks mind väga pikalt saata, kui meil ei ole seda suhet. Sest miks ta peaks mind kuulama? Miks? Ja võt see ongi see, mis juhtub koolides. Tegelikult ma olen seda teinud juba alguses. Mida pikalt saatnud? Ma olen saatnud sind, aga see lõppes väga naljakalt, sellepärast, et saatsin ta pikalt esimest korda ja siis ma tulin tagasi, et vabandada tema ja siis ta lihtsalt naeratas mulle ja ütles, et lõpuks sa karjusid mulle vastu. Muidugi, kui laps ikka julgeb sind juba pikalt saata, siis vähemalt ei karda ta mind. See on nagu hea. Et julgeb enda emotsioonid välja lasta. Ja, täpselt, et aga see suunamine on oluline ja selle eeldus on kiindumssuhe. Muidu ta ja kui seda ei ole, siis võivad need õpetajad ja kasvatajad ja spetsialistid rääkida, mida nad tahavad. Laps noor tõmbab ennast oma kapslisse ja mitte midagi ei muutu. Muutust ei ole. Absoluutselt. Selle enesekriitika juurde sooviksin küsida ka veel seda, et näiteks kui teismeline on, ütleme siis oma perioodis, me teame, et need aastad vahemikud võivad väga erinevad olla ja kui me võtame siia selle traumateadlikkuse, et kui palju on traumad seotud enesekriitika kujunemisega? Kuidas kujuneb meie uskumuste süsteem ehk arvamus enesest? Seal on sõnad, mis meile on räägitud ja kogemused. See ei tule kunagi asjadega toime. Sa oled üks igavene tüütus, vaata ennast, vaata, milline sa välja näed. Mine ära, ma ei taha sind ja nii edasi. Kui suurem osa meie elust tuleb ainult selliseid sõnu ja lisaks võib olla veel mingisugused kogemused vägivallast, tõrjumisest, hülgamisest, hooletusse jätmisest, siis lõpuks seisab meie ees üks laps või noor, kellel on see nähtamatu kohver või seljakott käes, mille sees ongi need samad asjad. Ma ei ole mitte midagi väärt. Mina ei ole mitte midagi väärt, sest kogu minu maailm on kujunenud selliste sõnade ja kogemuste najal. Õnneks on meie aju taaskord plastiline ja me saame uusi uskumuse süsteeme täpselt samamoodi kujundada. Uued sõnad, uued kogemused. Natuke võtab rohkem aega. Natuke tuleb seda naljakamalt teha. Sellepärast üks väga suur tarkus, minu väga suur eeskuju ja õpetaja, keda kahjuks meie seas enam ei ole, Dr. Karin Purvis, Texase ülikooli lapse arengu instituudist, tema ütles, et kõigepealt on teada, et selleks, et ajus tekiks uus neuroseos, peab mingit asja kordama vähemalt 400 korda. Et kui ma ütlen sulle, et sa ei usu, et sa oled ilus ja mina räägin 400 korda sulle, sa oled ilus, siis see võib-olla hakkab sul seos tekkima selle sõnade ja iseenda vahel. Nüüd Dr. Purvis ütles, mida neuroteadus ütleb, kui me teeme seda sama asja mänguliselt, koos mängulise pehme, sooja kontakti loova lähenemisega, uus neuroseos võib tekkida 10-20 korraga. Et oluliselt. Absoluutselt, et sellepärast peabki olema imelik, naljakas ja veider lapsevanem. Ehk et siis ta lapsevanem ise endaga kohal, et ta suudaks seda nalja teha. Ja head vaata, küsige ka Janelt kindlasti küsimusi. Jah, me siin muud kui jutustame. Igal juhul, et oleks kogu see protsess kiirem, sest meil pole ju aega. Mul on 104 nädalat aega, kui nüüd hakkab iseseisvad otsuseid tegema. Kust mul see aega on talle mingit asja 400 korda korrata, kui võib-olla neid asju on nagu mitmeid ka. Nii et oleme mängulised, oleme veidrad.
oleme imelikud lapsevanemad. Aga Jane, kuidas sina oled iseenda seest lapsevanemana leidnud selle, et sa saad olla see veider, imelik ja muudkui nalja visata? Et kas sa oled selleks midagi teinud ekstra või teadlikult lähenenudki sellele või siin on ka sinu karakter? Jaa, see on hea küsimus. Ma usun, et see on elukogemus. See on kogemus, mis ei tule lihtsalt. See võib tulla läbi oma valude, vaevade, läbi kukkumiste. Ainus, igasugused asjad. Et ainus tõde on selles, et ära anna olla või ära mine minema. Sest kui mitte sina, kes siis veel? Kes siis veel? See ongi, et pigem ikkagi on see kogemus, millest me õpime ja see pidev nagu uudishimu, et kui üks asi ei toimi, siis mis asi siis toimib. Ja kui sa tunnetad, et kusagil on see võti või see inimene või see programm või see teadmine, et seal tundub midagi toimivat, siis sukeldusin veel sisse, nagu mina tegelikult sukeldusin sellesse kiindumusteooria maailmas, sest tundus mulle ülimalt vajalik, põnev. Ja sellest pinnapealsest teoreetilist baasist siis nagu sukeldud allapoole ja näed, et see tõesti toimib. See tõesti toimib. Ja teiseks, ma olen nii vanaks juba järele, mis mul kaotada on. Jah, et ma võin olla nüüd rumal ja kõike seda nalja siin teha. Ei, mitte rumal, veider. Veider, veider. Aga tehagi selliseid väiksed nii-öelda inglise keeles on ka selline silly jokes, vaata ongi sellised nagu rumandud naljad. Weird on see. Taja, kuidas sa tunned, et siin on meil mitu korda olnud teemaks, et sul on veel mingi hulk päevi ja siis sa saad ise enda eluga, et kas sa tunned hetkel vajadust ka siis Jane Rüppest nii-öelda siis oma elu looma hakata või sul tegelikult ongi nii mõnus hea suhe, et sellega justkui nagu nii hirmus kiire nüüd ei ole, aga sa teadlikkusse siiski liikuda soovida? No ma tean, kuhu ma tahan minna ja ma tean, mida ma tahan tulevikus teha, aga kui mul ei ole trotsi sees, siis ma ikkagi mõtlen nagu selle ajuga siin, mitte siin. Et mul on praegust Janet veel vaja, et Jane õpetab mulle uusi asju ja kuidas millegiga toime tulla, et ma ei pea kõiki neid ise teadma veel. Et ma pigem ongi see, et mul ei ole väga kiire veel minna. Kuskile seiklusi otsima nüüd omadele radadele. Ja sa mainisid, et sina tegelikult tead, kuhu sa või mismoodi sa siis soovid minna tegema. Kuidas siis enda jaoks leidsid selle, et mis sulle huvi pakub? Ma olen kogu aeg tahtnud tööalaselt tahtnud alati aidata minusuguseid lapsi, kes on natuke raskemast elust tulnud, näiteks nagu lastekodust või koolikiusamisest või midagi sellist, et ja ma olen kogu aeg tahtnud aidata selliseid lapsi. Ja ma ei teadnud algul, mis tööd ma tahan teha, et mul on nii palju töid olnud, mis ma olen tahtnud teha. Viimati oli lastekaitse, aga siis ma sain teada, et lastekaitse peab lapsi ära võtma, aga päris pärast, aga siis tuli Jane mu ellu ja siis ma hakkasin vaatama, mida tema teeb ja mulle väga hakkas meeldima see. Ja nüüd tulevikus, nii palju kui me oleme rääkinud, siis ma tahan Jane tööd teha edasi. Nii tore, ma saan pensionile minna kunagi. See on, panen varbad liiva. Aga nagu Taja tõi jälle välja väga lahe asi. Ta juba ütles, ma mõtlen sellega ajuga, mitte selle ajuga. Et see on see, mida vanemad ja ka õpetajad peaksid nagu kõigepealt ise aru saama. Millises aju osas laps teatud hetkel elab. Sest kui ta elab selles ellujäämise ajus, siis ei ole õppimisest mitte mingit tolku. Me võime rääkida kui palju tahes, aga see ei jõua pärale. Ja see ei ole mitte sellepärast, et laps ei taha. Aga kuidas aru saada, millises aju osas siis ta ongi kas ellujäämises või siis sellises nii-öelda teadmises? Hirm, trots, ärevus, need on kõik madalamad ajufunktsioonid, sealt tulevad kõik need. Ja
ja see tähendab seda, et eesti keeles öeldakse või kuidas see on see muinasjutt, nokk kinni, saba lahti. Kui meil lamp siin põleb, siis katus ei tööta. Ja see ja niipea, kui lapsel on midagi teda, mis teda ärevusse ajab, hakkab ajuvõimekus õppida ja üldse kognitiivselt mõelda ja vähenema. Ehk kuna aju läheb ellujäämise aju poole ja suunab kogu verevoo ja verevaruste sinna ja sulgeb need kõrgemad funktsioonid, siis ei ole mõtet nõuda lapselt. Enne tuleb tal tagada turvalisus, rahu, tagasi tuua teda sellesse juba natukene ennast reguleerivasse kohta. See on see, mida meil nii vähe veel teatakse ja hästi, hästi kahju sellest on. Siis tuleb peatada kõik kogu maailm ja aidata lapsel taas turvatunne taastuda. Ehk et märgata seda kõigepealt, kui on see nii-öelda ärevus tegelikult tekkinud ja siis küsidagi, vaadatagi, et tihti ei oska võib-olla vastata. Näiteks kui ma küsin su käest, et mida sina vajad? Jah, sellel hetkel, aga sa praegu oled siin täis teadvusega, vaata, et sul hetkel praegu see rooma ja aju seal ei mölla, et sa mõtled tõenäoliselt hetkel siin kohas, et siis sa oskad hästi teadlik vastuse anda tõenäoliselt, et kui sa juba oskasid teha nendel aju osadel vaheteks, aga kui laps on väga ärevuses, kuidas siis tõesti tõenäoliselt see küsimus ei aita, et mida sa praegu vajad, et mida siis tõesti lapsevanem või õpetaja saab teha, kui ta näeb, et laps on väga häiritud või väga ärevil? Me võime hämmastuda, kui palju lapsed teavad, mida nad vajavad, kui me küsime nende käest. Aga kas me küsime, kui laps karjub ja ütleme seal midagi juba nõuab, kui palju me küsime lapselt, mida sa vajad sellel hetkel. Me parem ütleme, mis sa kisad siin, miks sa karjud, aga miks küsimus on nagu väga jabur küsimus selle koha peal. Ja tegelikult kõigepealt tulebki küsida, aga teine asi on aidata lapsel rahuneda. Ja last aitab rahuneda turvalise täiskasvanu lihtsalt ligiolu, kes ei lähe ära, kes ütle, et ole siis siin üksinda. Rahune maha, siis tulen tagasi, ükskõik kuidas. Mitte mingisugust nagu eraldumist. Kui lapse ja teismelise, ka ikka rõhutame, teismelise kõige suurem vajadus on kiindumussuhe, siis sellest lähtuvalt on ka tema kõige suuremad hirmud seotud eraldamisega ja eraldumisega täiskasvanust. On nii? Ka see oma tee peale minek siis, et kuidas no jaa, see on ka muutused elus igasugused. Lapse jaoks võib olla isegi selline hirmutav muutus ühest kohast teise kolimine ja mida meie nagu mõtleme, et väga põnev on ju, lähen väiksest korterist suuremasse majja, aga lapse jaoks võib see olla täitsa traumeeriv kogemus. Nii et selline nagu ligiolu kindlasti, ma võin siuke väikse näite tuua, tegelikult toimib väga hästi, kui ma lihtsalt tegelen väga palju vanemate nõustamisega, kes just neid südames sündinud lapsi kasvatavad ja üks vanem helistab ja ütleb, et laps röögib, möllab, teeb igasugused asju ja enam ei oska mida teha. See eeldab muidugi, et mul on mingi kontakt nende mõlemaga juba. Ja ma ütlen, okei, anna toru lapsele. Ma ütlen, kuule kullake, aju läks hulluks jälle ja süüdistame aju, mitte last. Siis on kohe selge, mina ei ole süüdi, näe mu aju. Ta mõtles, läks jah. Ta saab aru, et ma teda ei süüdista. Kuule, aju läks natuke hulluks. Aju läks hulluks. Mis sa arvad, mis sa vajad praegult? Midagi magusat. Nii, mida laps just ütles? Ta ütles välja oma vajaduse. Ja loomulikult ta vajab magusat, sest ta on nii veel möllanud, et tal on see energiakulu nii suur olnud. Okei, väga selge. Laps ütles välja vajaduse. Kes seda täitma peab nüüd täiskasvanud? Anna toru tagasi vanemal. Kuule, sul midagi kodus magusat on küll, aga ma ei taha anda. Et see tundub nagu preemiana. Nüüd me lähme kerime tagasi. Me kerime tagasi olukorra sinna, et see on hetkel lapse vajadus. Meie asi on välja mõelda, kuidas seda vajadust täita nii, et ei tunduks preemiana. Ja nii ongi ja mõtlesime välja ja sellised momendid, et aga kuidas see siis saaks niimoodi kaetud, sest ma arvan, et see praegu, mis sa tõid, ei ole üldse harv nähe. Et ma olen seda ise ka kodus näinud ja tegelikult lõpuks ma ikkagi annan talle selle kommi kätte just sellepärast, et ta tegelikult ongi seda vajadust väljendanud ja ta lähtub, ta tõenäoliselt ka mõtleb seda oma vajadusest, mitte sellest, et see on preemia või et ta võibki niimoodi teha ja siis me pärast räägime temaga sellest, kui ta on rahunenud, eks. Jah, kuidas teie seda lahendasite? Ei, no see oligi enam vähem niimoodi. Tegelikult tulebki näidata lapsele, et ma näen su vajadust. Et see ei ole mitte sinu soov, vaid see on vajadus.
ja vajaduse täitmine on ülioluline. Kui ta järgmine päev ütleb, et aga ma tahan kommi enne õhtusööki, siis me kasutame jah-sõna jõudu, ütleme, et ja muidugi peale kartuliputru. Et see on, kontroll jääb alati täiskasvanu kätte, see on nagu hästi oluline. Aga seda vaja, ja teiseks, kui me nüüd vaatame juba äärmuselt, kumb on parem kahest halvast, kas mu lapse toas on kommid või on seal žiletid. Nii, et ta leiab lahenduse ikka sellele oma vajadusele, ehk vajadus on mingi ärevus või mingi pinge seal sees. Et ma olen ühe lapsega teinud kokkuleppe, see on lähme poodi, me ostame sul lemmikkommekausitäie, aga sina annad toast oma žiletid mulle. Tegelikult kui tõsine, eks jah. Nii et tegelikult lapse vajadus, kui seda ei täida turvaliselt täiskasvanu, siis tal see ärevus jääb püsima ja ta leiab oma mooduseid, kuidas seda lahendada. Aga need moodused võivad olla väga ebaterved ja väga kahjulikudki teine. See viimane näite oli äärmiselt hea, et alati see piiride loomine ja ise nendest 10 küünega kinni hoidmine võib-olla ei võigi ju töötada. Et ongi mingid piirid, kuskil mingil hetkel me painutame neid, aga me räägime, selgitame, kuulame lapsepoolset sellist võib-olla mõtestust, kuidas tema nägi seda olukorda. Ja 2 võlusõna, mis on tõesti võlusõnad, on turvalisus ja hoolimine. Kui lapsele välja öelda seda, ma arvan, et toimib ka suuremate puhul, et ma tegin selle valiku ja otsuse sellepärast, et ma sinust hoolin ja see ei ole sulle turvaline. Toimib. Need sõnad on, sest need on, mis laps vajab. Ja siis ta nagu saab ka natukene aru, et miks ma teatud piire panen. Sellest ma võin ühe näite rääkida. Meil on bussipeatus päris kaugel. See bussi lugu. Meil on bussipeatus päris kaugel. Ja meil on aeg, millal Taaja tuleb koju ja ta tulebki koju ja siis ükskord ta hakkas piire lükkama ja ütles, et aga ma saan tulla küll ja mina ütlen, ei, meil on ikka kokkuleppe selleks kellaajaks ja kellaajaks me siis nimetavad, see pole oluline, aga ja ta ei saanud sellest aru enne, kui ma ütlesin sellepärast, et meil on seal päris pikk tee pimedat lõiku ja mulle üldse ei meeldi, et sa seda pimedat lõiku käid sellisel kellaajal, sellepärast, et see ei ole sulle turvaline ja ma hoolin sinust. Ja see reaktsioon oli nii äge, ma ei tea, kas sa üldse mäletad seda, aga ta ütles, sellepärast sa ei luba mul tulla hiljem koju, et sa must hoolin, no siis see on selge. See oli nii äge. No võt, selle looga on nüüd väga paslik ka kokku tõmmata, aga näed, siin on veel tulnud 2 küsimust juurde, et mis on head küsimused kontakti loomiseks? Ega seal ei olegi ainult küsimusi, tegelikult on väga palju mitteverbaalseid, millest algab üldse kontakt puudutusest. Mida me teeme? Kui sa tahad kontakti luua, siis mõtle, mida sa teeksid aastaid noorema lapsega, mida sa teeksid imikuga. Sa puudutad teda. Silmside ja puudutus, kas need 2 asja on kõigepealt olemas? Kas sa vaatad oma lapsele silma? Kas ta üldse annab sul puudutada? Kui ta ei taha sulle silma vaadata, kas sa pöörad korraks ta nägu? Näita mulle neid ilusaid siniseid silmakesi. Mitteverbaalsed ja seal on päris mitmeid toredaid strateegiaid. Aga kui keegi tahab küsimust kasutada, siis mõtle midagi või ütle midagi, mis su lapse või noore aju ümber seadistaks. Ehk sa pead tekitama, mina nimetan seda terapeutiliseks segaduseks. Vaatad, mida tema ootab ja ütle hoopis midagi muud. Sest see lülitab aju ümber, mis tal nüüd see viga on. Ja siis ta juba hakkab lülitama nagu tähelepanu ümber, et mis toimus nüüd üleüldse, mida see nüüd see ema ütles. Oskad sa siia mõne näite tuua? See ei peagi olla võib-olla sõnaline, kus sul tuleb midagi meelde. See, kui me seal kui me tavaliselt kuskil keset kööki tantsime mehega ja Taaja ütleb, et mul on veidrad vanemad, see on ka kontakti loomine. Tee midagi teistmoodi, nii verbaalselt kui ka käitumuslikult. Kui Taaja meile tuli, siis ma ostsin talle selle, mis asi see on, see moekas onesie, see kombinesoon, see noortel, kus on kapuutsi. Aga kuidas sa lood lapsega kontakti, kui sul üldse temaga kontakti ei ole, siis ma ostsin kõikidele endale mehele ka sellised. Ja siis me olemegi nagu teletupsude perekond seal. Et see ka samastumine, ütleme see käitumise sobitumine
laps jonnib, ütleb, et ma tahan. Pane sama energia sellesse, ütled, no mis sul nüüd siis viga on? No, et ei ole, et positiivses mõttes muidugi. Need küsimused ei olegi niivõrd olulised või sõnalised küsimused, kui just see mitteverbaalne käitumine ka. Aga seda küll, et kui laps on endast väljas, kui noor on endast väljas, näidata seda hoolivust selle küsimusega, mille sinagi välja tõid, et oskad sa mulle öelda, mis sinust toimub, sest ma ei saa kõigest sellest aru. Oskad sa mulle öelda, mida sa vajad, et ennast paremini tunda? Ja tõesti üllatavalt lapsed ja noored sageli suudavad öelda, mida nad vajavad. Ja nüüd meie asi täiskasvanuna, kui laps ütleb välja oma vajaduse või noor, laps ja teismeline, rõhutan kogu aeg, siis tegelikult, kui me tahame temaga kontakti luua, see oleks meie asi peatada maailm ja üritada see vajadus võimalikult adekvaatselt täita. Ja kui ta küsib ka ATV-d endale, siis ütle, jaa, kullake, sa lähed tööle, teinud palju raha, muidugi sa saad endale ATV. Annad talle vastutuse. Ja siin veel viimane küsimus enne seda, kui me nüüd siis otsad päris kokku tõmbame, et missuguses situatsioonis ja kuidas saab lapsele teismelisest rääkida ka vanemate vajadustest? Tegelikult natukene sa enne ka puudutasid seda. Situatsioon peab olema selline, kui lapse vajadused on täidetud, ta on rahulikus olekus, et see osa ajust töötab ja see on täiesti adekvaatne anda nagu mõista, et ka meie oleme inimesed, et ka meil on vajadused, ka mina olen väsinud ja ka mina mõnikord pahandan, aga see ei ole nagu sinu pihta, see ei ole sellepärast, et sina oled halb. Mina olen lihtsalt väsinud. et mitte kunagi ei ole see nagu süüdistada, et see on sinu süü, sinu pärast. Süüdistus jäägu igale poole kaugele, süüdistamine, häbistamine, see on väga-väga halb asi. Aga see on nagu elutervete suhete alus, kui meie oskame väljendada oma vajadusi ja kuulame ka teiste vajadusi, sest kust laps muidu õpib seda, et kõikidel inimestel on vajadused. See on meie asi väljendada, õpetada. Absoluutselt, jaa. No nii, ja pausi ajal siis tuleb meil siin üks noor DJ taas kord pildile ja praegu DJ nime ma teile kohe öelda ei saa, aga Egor Lazarev, väga põnev, nii et ootame Egori ja praegu nüüd lähme pausile ja juba siis alustamegi järgmise ettekandega Ants Rossesega. Kohtamiseni.